Tere taas tulemast Ortonomi aiapäeviku lehele. Mul on nii hea meel teid siin näha ja suur tänu kõigile tellijatele ja neile, kes neid videoid on ka oma sõpradega jaganud. Et minu jaoks ongi see tegelikult see näitaja, et sellist eestikeelset kanalit ja just aiandusteemalist kanalit meil ikkagi väga vaja on. Ja mul on täna käsil maasikapeenra hooldus, et tegelikult alustasin juba eile. Ja mul on hea meel, et see jäi mul natukene hilisemaks see aasta, sellepärast et vahepeal ma jõudsin oma mõtetega nii kaugele, et mul on ikkagi vaja neid maasikapeenraid juurde teha oma perele. Ja kuidas ma selleni jõudsin, ma eelmine nädal jäin kuulama Maaelu Teadmuskeskuse veebiseminari, mis oli siis toidujulgeoleku teemal. Ja seal oli väga palju huvitavaid ettekandeid, et kui mõnikord need veebiseminarid on sellised, et need on rohkem nagu osalejatele tehtud, siis seekord mind väga üllatas, et kõik esinejad ka olid väga hästi ette valmistanud ja seal ei olnud siis ainult ametnikud, kes rääkisid, vaid rääkisid ka inimesed ja tootjad just, kes on kõik need ponnistused toidu tootmisega läbi teinud ja teinud seda edukalt. Ja seal olid mõned asjad, mis jäid mulle ka kõlama ja millega ma nagu väga nõustun ja eks seda äratundmist oli ka natukene, et ma tegelikult ka olen ju neid asju nii mõelnud, et siin linnaaias ma toimetan, loodetavasti ka maakodus varsti rohkem ja eks ma oma perele ka siit toitu kasvatan. Aga tegelikult sellest nagu aastasest tarbimisest, mis me ära tarbime, see on üliväike osa. Ja mul on väga selline tugev sisemine tunne, et sellega peab tegelema, et seda peaks nagu suurendama. Seal oli veel paar asja, mis olid nagu kõlavad, et näiteks statistilisest toidu tootmisega tegeleb meist ainult 2% ja siis ülejäänud 98% on justkui need tarbijad. Et see tegelikult pani nagu mõtlema. Aga läbi ka nende ettekannete ja just, kes olid nagu ametnikuna või nagu riigi poolt sealt esindatud, tõid ka ikkagi välja, et kui peaks olema mingisugune väga halb saagiaasta, ükskõik mis toiduainegrupile mingi probleemne aasta, või et kui peaks olema kriisiolukord, siis nemad ikkagi näevad, et kodumajapidamised ja koduaiad peaksid siis suutma tagada selle, et see söögilaud oleks kaetud ja et ta oleks mitmekesine. Eestikeelsetest gruppidest Facebookis aiaelus on üle 70 000 liikme. Et on nagu päris hästi ja et meil peaks tegelikult selle mäluga ka kõik hästi olema. Et veel on inimesi, kes oskavad ka õpetada, et kuidas endale toitu kasvatada. Et muidugi räägitakse sellest ka, et kõik need toiduvarud, et me tegeleme sellega ja nii ja naa. Aga saate aru ka, et kui kalliks see tegelikult meile nagu maksma läheb, et keegi ei tule meile tasuta toitu jagama, et ja, ühesõnaga ma ei taha siin hädaldada, sellepärast et ma ise ikkagi ütlen, et kui mingi probleem on, siis tuleb tegutseda ja mitte nagu vinguda, aga ma ise endale ikkagi olen sellega selgeks mõelnud, et ei tasu teiste peale lootma jääda. Ühesõnaga, lähme oluliste asjadega edasi, maasikad. Minul on siin kasvamas hiline sort Malvina ja miks ma saan siin praegu kevadel neid tütartaimi võtta, on sellepärast, et minul on see olnud murtsitud peenar, et kui mul oleks siin kilekangaga või selle peenravaibaga peenar, siis need tütartaimed ise ei saaks juurduda. Et kui sinul ka selline mõte on, et ahaa, et ma saaksin ju tegelikult oma lemmikmaasikasortidelt, nendelt nii-öelda emataimedelt tütartaimi võtta, aga mul on kilekangas pandud, siis tegelikult ongi niimoodi, et teised ka, nad valivad juba suve jooksul need välja ja panevad väiksed potid alla väikse mullaga. Ja seal need tegelikult, sa saad veel nagu kvaliteetsemad taimed, kui mina siin praegu vaatan lihtsalt, mis on ära talvitunud. Et seda saab ka ette planeerida, et minul seda plaani ei olnud, aga kui ma siia tulin ja nägin neid tütartaimi, siis ma sain aru, et jah, ma tahan need kõik üles korjata ja üles putitada. Aga mis siin peenra hooldusel on, et ma tegelikult sügisel ka lõikasin vanad lehed ära siis, kui ta selle saagi ära andis, et Malvina viljub ikkagi suhteliselt hilja. Tal on sellised hästi ilusad tumedad viljad, aga ikkagi ta kasvatas uued lehed ja need on ikkagi haigustunnustega sellised. Et niikuinii tuleks need ära lõigata. Ja kui ma siit nüüd nagu neid traate pidi nii-öelda lähen, siis tegelikult siin vahekäigus juba koos väikse võilillega on need tütartaimed olemas. Ja nad ütlevad, et võta esimene tütartaim, mis on. Aga tegelikult mina arvan,
et kui taimi on ikkagi vaja, siis võib need järgmised ka võtta, et kui sul on võimalik neid näiteks potistada ja kuskil soodsamates tingimustes lasta juurduda ja neil natuke ennast koguda. Sest mis ma siin teen tegelikult on see, et ma teen endal tasuta taimi juurde. Sellel on juuri ohku palju. Ja kui ma tema nüüd eraldi juba istutan, siis ma arvan, et ta ühe õievarra paneb juba välja. Ja sama otsas siin on täitsa vahekäigus ja loomulikult ma olen siin jalgupidi otsast trampinud. Tema on natuke väiksem. Aga ma praegu ka panen tema ka siia, mul on üks savikauss siin, kus mul on vesi põhjas, kuna täna on väga kuri päike. Ma panen ta siia ja siis ma pärast sorteerin need väiksemad tütartaimed ära. Kõiki ma ei jäta alles, aga siis ma sorteerin umbes nii palju ära, kui mul vaja on. Ja mõned tagavaraks ka. Nii, ja mis siin maasika puhul veel? Jätame nemad siia ligunema. Nii, ja ma natuke krabistan siin. Ja siit lehtede alt tuli veel üks tütartaim välja. Et vahel nad teevad väga lähedale endale või siis teine taim on tulnud lähemale. Aga kui on nii lähedal tütartaim, siis ma võtan ta ikkagi välja, sest muidu ta teeb selle vanemale taimele natuke liiga, võtab temalt ära valgust ja maasikas tahab kindlasti seda valgust saada. Aga sealt vanade lehtede alt tuli välja veel selline ilus taim. Minu kogemus näitab, et kui seda multsi panna korraliku kihina, siis pigem nagu rohima ei pea. Ma natukene kobestan siin sellepärast, et mul on siin jällegi natuke keerulisem muld, mul on siin siuke savikas. Nii. Ja seekord ma tahtsin natuke teistmoodi väetades, ma sain Hortikumi e-poes sellised lambaviljagraanulid, et need on kompopeo omad. Et need tegelikult peaksid sobima mahedalt kasvatajale ka. Aga kui sa kasutad oma aias mineraalväete, siis ei peaks seda üldse häbenema. Et minu meelest veel hullem on see, kui sa üldse ei väeta. Ja need, kes väidavad, et nemad kasvatavad kogu oma aiasaagi ilma mitte millega nagu lihtsalt. Siis tegelikult see on väga petlik ja see väsitab need mullad ära. Ja hiljem on nagu palju-palju keerulisem seda mulda uuesti üles ehitada. Et tegelikult ongi lihtsalt väga lihtne põhimõte, et kui võtad, siis pane ka tagasi, et kui ma siit neid maasikaid võtan, siis ma pean ju midagi tagasi ka andma. Et selle doseerimine oli ka vist mingi hästi vahva, et jah, siin on grammid antud, aga ma toas igaks juhuks huvi pärast kaalusin ära, et see on siuke minu väga suur biotäis ruutmeetri kohta. Nii et panen natukene siia rammu juurde. Ja ma arvan, et maasikataim ikkagi peab multsima sellepärast, et muidu vihm ja kõik peksab need marjad väga poriseks ja keegi ei taha poriseid marju, nii et mul seekord on selline teistmoodi sodisegu, et siin on mul puukoort, saepuru, ühed väga peened, tere sõber, väga peened kaseoksad ja selline, ja ma panin siia paar peotäit sellist komposti ka, mis oli halvasti kõdunev, mis on siis peamiselt väiksed oksajupid. Tere. Ja kui sa paned multsi, siis pane ikkagi paks kiht. Sellepärast, et muidu ta ei tööta, et multsi me ei pane kaunistuseks. Ja tegelikult, kui ma nüüd nad korraga veel korralikult läbi kastan, sellepärast, et neil ei luba nagu sellist head vihma, mida meil hirmsasti vaja oleks kevadel, siis see tegelikult hoiab seda kastmisvee niiskust ka ilusti kinni. Ja kui ma seda multsi panen, siis ma ei pane kunagi vastu taime, sellepärast, et ma ei taha ju oma taime ära lämmatada. Nii et ma ikkagi jätan siit nii-öelda hingamisruumi ka, et seda alati jälgi, ükskõik, kas sul on mõni viljapuu või ilupuu, alati jätta siis ka tema võra ümber seda ruumi. Nii, ja nüüd vaataks ikkagi neid tütartaimi ka, et mille järgi ma nad välja valin, on selle järgi, et ma vaatan, kui jäme see tema kael on siin, et maasika puhul, kui sa võtad selle taime kevadel, tütartaime, siis ära vaata seda, palju tal lehti küljes on, et see ei ole maasika puhul kunagi oluline, vaid oluline on see, see on ikka päris hea, mis tal siin on, siin kaela peal ja palju siit juuri tuleb. Ta on nii jäme, et minu meelest ta võib see aasta juba isegi marju näidata. Nii et selle järgi ma siis teen valiku ka ja ma näitan seda potistamist ka korra, kuidas ma seda teen. Nii ma näitan korra veel lähemalt ka neid taimi, et see on siis selline, mille lehti ei ole, aga juured on väga võimsad.
nii et me vaatame, et nad päikse käes ära ei kuiva. Ja siin on tegelikult ka juured on päris head. Aga see on siis see tütartaim, mis oli nii-öelda see kõige esimene, et just, et tal on see koht hästi tähtis siin juurekael, kus see jämedus on, et siin on tegelikult kogu see jõud peidus, mis on maasikal oluline. Ja mis seal ikka, ma taas kasutan oma vanu potte ja ma praegu potistan ta turbabaasil mullasegusse, mis on see Horticumi kasvuhoone peenrakastimuld, sellepärast, et ta oli mul kodus juba olemas ja ta sobib ka selle jaoks, et kuna need maasikad on mul natuke sellises savises mullas, siis ma praegu aiamulda neid ei potista, et selles turbamullas juurtel on nagu palju rohkem sellist õhulisust ja paremat struktuuri, et see juurepall ikkagi paremini areneks ja natuke teen seda lahti rohkem. Ja kui ma nüüd selle uue peenrakoha valmis saan, siis nad saavad veel kosuda, kuni ma nad siis sinna peenrasse istutan. Ja kui potistad ka, siis vaata, et juure otsad saaks suunaga allapoole. Muidu ta ei saa aru, et ta on turvaliselt potistatud, et see, kui juure otsad ülespoole, siis see on väga paha asi kõikidel taimedel. Vaatan, siia läheb veel juurde seda. Ja kerge on see kasvuhoone muld neil turbaliivasegu ja väikeste toitainetega ja siis muidugi kasta. Ja selliselt ma siis potistan nad ära ja jätan nad kosuma. Ja niimoodi ma olengi tegelikult endale neid tasuta taimi juurde teinud. Ja mulle meeldib mõelda, et ma olen sellega ka tegelikult oma pere jaoks midagi head ära teinud. Nii et kui sinul on ka mõtteid, et sa tahaksid rohkem kasvatada midagi endale, siis mul on kanalil tegelikult päris palju neid videoid ja kui sul on mingeid küsimusi, siis kirjuta kas Facebooki või siis kommenteeri sinna video alla. Eks ma jätkan oma potistamist ja mõtlen veel, mida ma ise saan enda heaks ära teha. Aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.